Meie väikeses Eestis on palju tublisid mõisapidajaid, kes on väärikatele härrastemajadele elu sisse puhunud. Mõni on teinud restorani, mõni spa ja mõni mõisast omaenda pesa loonud. Lagunenud mõisad on müügis väga kaua ja keegi nende vastu huvi ei tunne. Meie tänane lugu räägib aga tagurpidi juhtumist. Üks Eesti pere on juba aastakümneid unistanud ühest väga õnnetust ja varemeist Saaremaa mõisast ja detsembris sai see ost lõpuks ometi tehtud. Nagu peretütar ütleb, siis unistama peab suurelt. Siin ma seisin ja siin ma vaatasin ja mõtlesin, et ei, nüüd on otsus tehtud. Selle koha peal ma tegin 30 aastat tagasi otsuse 5-aastase tüdrukuna. Et ühel päeval on see... See on meie oma. Elisabeth Ellinor sai hakkama tõelise julgustükiga ja ostis isale sünnipäevaks ühe väga õnnetus seisus Saaremaa mõisa. Palju õnne sünnipäevaks on sinu oma nüüd? Mis asi? Mõis on sinu oma nüüd. Mis muu? Tegemist ei ole lihtsalt remondieksperimentiga, vaid see pere on juba 30 aastat unistanud ja proovinud oma hääbuvat kodu võõrastest kätest tagasi saada. No, kuidas see võimalik on, ma ei saa aru? No võt, kõik on võimalik. Mida soovid, seda saad. See oli jah unistus, aga see oli niisugune unistus, mis ma arvasin, et kunagi ei realiseeru. Elisabeth Ellinor kinkis isale Saaremaa kaguosas asuva Audla mõisa, mis on arhitektuuri poolest küll Eesti üks ainulaadseid, aga tänaseks äärmiselt varisemisohtlik. Pool katust on sisse vajunud, põrandates augud ja seintes praod. Tubades laiutavad lumehunnikud ja keldris vamm, kuid see perekonda ei hirmuta. Mis mõte teil esimesena pähe kargas selle peale? Te teadsite sellest veel teile kõigates? Ei, mitte midagi teadnud. Aga natuke sükest, et no kas oli vaja? Oli, väga oli vaja, jaa. Ega ta ei uskunud, ta mõtles, et me tuleme siia fotosessiooni tegema tema sünnipäeva puhul, et jäädvustame, aga see, et tema oma anda ja ikka täitsa mitu päeva oli veel ahmi täis. Aga just seda mõisa oligi perel vaja, sest siin elasid nende mõisnikest esivanemad, kuniks eelmise sajandi algul baltisakslastelt mõisad ära võeti. Kes siis ikkagi teie nüüd esivanematest siin elas? Kelle järel tuli ja olete teie? Minu vanaema oli paruni tütar. Viimased mõisnike, tema omanikud olid siis Karl ja Gabriele von Puurmeister ja nendega olid siis siin veel Ellinor, minu vanaema ja ka minu vanaisa on siin elanud, et tema oli 6-aastane, kui see mõis siis sundvõõrandati. No unistus oli teil saada mõis endale tagasi. Mis see järgmine unistus on? Et saaks korda ja siin sees elada. Sest ütleme, tööjõuga saaks hakkama, aga võt. Kui on õige aeg, tuleb ka raha. Ja tööjõust puudu ei jää, sest Elisabeth Ellinor on appi kutsunud oma head sõbrad, kelle seas nii arboriste kui ka ehituspetse. Kuigi õues on nii külm, et sõrmed ka ei liigu, on kõik heas tujus ja tahet täis. Aga et külm meid ära ei näpistaks, siis läheb tiirule kuuseverse tinktuur. Elagu meie head sõbrad ja elagu mõis. Palju edu teile, palju edu. Nii. Ossa mait. Ja see on su enda tehtud? Ja. Ja sa hakkad tegema tegelikult, ma saan aru, siin mõisas ka. Ja siia ma plaanin ikka ravimtaime aia teha. Mõisa viimastel headel aegadel jooksid pargis kastanite ja sirelite vahel ringi väikesed õpilased, peeti jõulupidusid ja korraldati kontserte. Üheks õppuriks selles koolis oli ka üks meie president. Millises ruumis siin võis väike Arnold Rüütel ringi osta? Ta käis ju koolis siin. Ta käis siin koolis, jah, et klassiruumid olidki siin see sama ruum, mis oli vana raamatukogu ja ka seal suures saalis, et nad nimetasid seda aulaks ja siis seal olid ka klassiruumid. Ja. Seal olid magamistoad, sinna kõige paremini ei pääse just ligi. Need olid klassiruumid, jah? Siin oli garderoop ja siin oli siis klassiruum tehtud. Kool lõpetas 70-ndate lõpus siin ja siis kolhoosi kontorit hakati ehitama siia, aga see ehitus jäi pooleli. Ei oskagi öelda, mis põhjustel täpsemalt, aga ta jäi pooleli ja selle ehituse käigus sai ka päris palju siin konstruktsioone lammutatud. Et see on ka, ma ei tea, miks nad tahtsid siia mingit pikka koridori hakata ehitama, et siin oli tegelikult kõik avatud. Kaitsealuse Audla mõisa õnnetu lugu on juba 20 aastat lehtedest läbi käinud.
90ndatel pidanuks mõisa eelisostuõigus perele minema, kuid neile ei öeldud hindagi. Mõisa omanikuks saanud Rootsi ettevõtjad jätsid mõisa aga unarusse. Saarlastel polnud muud teha, kui lagunemist pealt vaadata. Meie ostsime selle firma käest, kelle käest ta siis seisis, ütleme niimoodi. Ja see oli selline hästi pikk protsess, nad ostsid selle 2000-te alguses ja selleks läks ikka päris oma aega, et me selle protsessiga nii kaugele jõudsime, et seal seadus hammasrataste vahelt läbi närida ja ikkagi siis õigete järeltulijateni see võis jõudis. Audla mõisa aadlisuguvõsa järeltulijatel õnnestus pärast tervet sajandit mõis tagasi oma perre osta. Mõis on väga kehvas seisus, aga pereplaanid on suured. Ehkki moodsal ajal on mõisa kultuuri suunal tekkinud teatud nostalgia, ei pruugi meie esivanemad seda nii roosiliselt näha. Ma ikka tahan oma esivanematest hästi mõelda, aga meil on väga palju ka külarahva lugusid ja kui eestlastele on mõisnikud jäänud pigem selline kibedamaitsena suhu, siis Audla külarahvas räägib meie mõisnikest väga hästi, et meil on olemas kogutud lood, kuidas mõisarra ikka kinkis puid, kui oli kuskil laste sünd või pulmapidu ja ka mõisaprouas ravis rahvast. Võiks ju öelda, et küla huvi mõisa vastu on soe ka täna, sest algulisi on kuhjaga ja tänu neile saab suur töö tehtud. Kui palju on algsetest asjadest säilinud? Midagi meil on säilinud, et säilinud on nüüd need asjad, mis viidi Saksamaale ära. Et Eestis me väga palju ei ole saanud midagi kätte. Minu tädipoeg leidis antiigipoest ühe ehte karbi meie perekonnavapiga, mille ta siis mulle kinkis. Kaelas on mul Gabriela pross, mida siis tema kandis omal ajal. Meil on fotode pealt, me oleme ka selle tuvastanud ja on ka veel 1-2 prossi, mis on ka nüüd fotode pealt vaadatud, et tundub, et on ikkagi tema omad. Audla mõis on tuntud ka ühe kõige kummitavama mõisana. Sinna on sattunud üksikuid seiklejaid, aga ka paranormaalsust püüdnud koolipoiste kamp. Tüübi! Tulsi peale. Mis sa nägid? Ma ei näinud, ma kuulsin. Selged sammud siuksed. Puu. What the Mine! Ongi. Räige karjumine on. Tegelikult. Jaa, täiesti. 2 plõksu käivad ära, 5 sekki möödas. Räige karjumine. See ei olnud enam vihmatilkumine. Muu räige külmavärinad. Üle kerele läheb praegu. Kas sa oled siin? On ju? Kui palju te siukseid jutte kuulnud olete? Pole üldse kuulnud. Ei ole? Kummitab võib-olla sellele, kellele pole siia asja. Räägitakse sellest, et Audla mõis on üks kõige kummitavamaid kohti Saaremaal. Mis sa ütleksid selle kohta? Kas on nii? Jah, no siin on majarahvast täis. Ma tean, et inimesed palju ka kardavad siin käia, et natuke ka põhjusega, et esiti on siis meie esivanemad siin, et meil on väga tugev majakaitsja. Siin on isegi külalugu, kus on salvestatud, kuidas Gabriela istus oma viimaste pompsudega sinna kaarikusse ja pisar silmi veel vaatas tagasi, et ta kodu võeti ära ja see tegelikult ju läheb hinge. Ja nüüd ta seda kodu siin kaitseb, et ta ei taha võõraid. Ja natuke on ka meie pere lugu võib-olla usub seda, et sellepärast see maja on ka lagunenud. Et see ei ole vereliini käes olnud. Mina olen kuulnud sükest lugu, kuidas näiteks autorehvi ventiil on lihtsalt katki läinud. Oled sa mingisuguseid teisi lugusid ka kuulnud sarnaseid? No ja, eks siin võib nagu maja ise ehmatab siis nii öelda, et siin võib midagi kaela sadada. Aga kui sa ise siin mõisas ringi liigud, mõisa ümber seikled, siis mis tunne sul on? Sul ei ole midagi juhtunud? Ei, ma ei ole kunagi siin kartnud. See on mu kodu. Siin on 2 plikat, kes mind väga kiusavad, miks ma olen täna 3 korda juba näguni lumme lennanud. Et siuksed lugusid siin muga juhtub, aga need on ohutud tüdrukud, et jah.
ja teisel korrusel, mis siis tegelikult ikkagi on, kui mu vanem räägib, et seal on tondid, siis mis seal tegelikult on? Seal ikkagi olid vist magamistoad, nagu ma aru sain. Õpetajad äkki ja õpetajate toad olid kindlasti. No siis muidugi ütled lapsele, et seal on tondid, ära mine. Seal olid jah magamistoad ja seal tagumised ruumid, kus olid ka mõisapere magamistoad, et seal olid ka õpetajate toad. Ja ta tahaks teha ikkagi autentsuse järgi, et magamistoad sinna, kus ikkagi mõisaperel algselt olid ja aga ma saan aru, et ega see päris nii ei ole, et tuled siia sisse ja hakkad, ma ei tea, haamrit kasutama ja puuri ja nii edasi, et sa pead ikkagi tegelikult ju saama kokkuleppele, et sa nüüd hakkad ehitustöödega tegelema. Ja need on suured kokkulepped. Aga kuidas te ikkagi seda rahastanud olete? Olete te pikalt kogunud, olete toetust taotlenud? Hetkel on meil läinud kõik enda säästud ja väga palju on ka perekond aidanud, et see on ikka ühine töö meil siin. Aga kui suureks kuluks te hindate selle mõisa taastamist umbkaudu? Ikka üle miljoni, see kindlasti on, üle 2 miljoni. Ja ma paraku kardan, et see sinna kanti võib jääda küll. Aga me oleme ka muinsuskaitsega sel teemal arutanud ja on lootust, et võib-olla saame sinna projekti kirjutada ja hiljuti sain just kokku ka projekti kirjutajaga, et suure tõenäosusega me kasutame toetuste võimalusi päris palju. Mitme aasta pärast võiks selle eesmärgi seada või te ei tahaks aastaga eesmärgi seada? Seda aeg näitab tasapisi. Kas te ei karda, et Muinsuskaitseamet, bürokraatia, erinevad nõuded teevad selle asja natukene tüütuks? Ei tea. Ei tea. Ma ei oska öelda, et nüüd tüütuks. Eks neil on omad põhjused, miks nad niimoodi teevad. Ja Noora üldiselt tahab ka teha nii, nagu algselt oli, et ta ei taha mingisuguseid erilisi ümberkorraldusi. Nagu. Te lammutate selle Vene tüki kõik ära, siite Nõukogude tüki ja siin peaks siis olema? Ja tuleb suur saal. No, midagi võib-olla söögisaali paneme. Aga mingisugused laemaalingud on alles ikka, neid ei ole suudetud ju ära katta. Õnneks on jah laemaalinguid alles, et me ei tea nüüd, kui palju me päris originaale suudame päästa, aga meil on kõik üles jäädvustatud, et me ikkagi plaanime nad vähemalt taastada siis sellisel kujul. Et selles mõttes muinsuskaitse saab olema mu teine parim sõber, et me saame väga lähestikku olla suhtluses ja lisaks sellele on ka kogu park on tegelikult looduskaitse all, et tuleb ka neid nõudeid järgida. Et tänased talgutööd on ka esitatud taotlus ja taotlusel me saime ilusti loa, et ikkagi meid toetatakse palju ja aidatakse kaasa. Ma arvan, et me üsna palju üritame jälgida seda, mis oli ka varem, sest raamatukogu läheb kindlasti sama koha peale. Ja sigariruum tuleb ka. Suitsetajad me küll ei ole, aga sigariruum ühes mõisus peaks olema küll. Aga mis siis saab, kui teil huvi ära kaob? Ei kao. See on põliskodu, kus see huvi kaob. Oleks ta võõras koht, siis lihtsalt ostad ja kõik, eks. Aga et see ikka põliskodu on, huvi ei kao mitte kuskile. Kui on ette võetud, siis tuleb täide viia. Ma nägin ilmsi, et ma istun kabina ees ja tõmban piipu. Saarlastel, kuid tegelikult meil kõigil on põhjust rõõmustada, et tänu ühe pere pealehakkamisele ja suurtele unistustele õnnestub ehk päästa üks sajandite vanune härrastemaja. Lõppude lõpuks räägib see meile nii oma ajaloos, kuid ka arhitektuuris lugusid, mida tänased moodsad kuubikud ei suudaks seal, et selliste hakkajate võhm ei raugeks.